tere tulemast Eimi Kitsune taratuppa. On imeline augustikuu päev. Päike soojus. Suvi kestab. Ja paari päeva pärast on siis päikesevarjutus. Ma võtan endale nüüd paar päeva kaartidest eemaloleku. Et kolmapäeval, kui on portaalipäev, väekas päev, teha teile siis selline suuna näitav video, mida siis see päikesevarjutus meis lahustama on tulnud. Küllap olete kõik juba kogenud terve selle lõviportaali aja erinevaid transformatsioone, nii vaimseid kui füüsilisi, nii spirituaalseid kui ka tavalises maailmas, võib-olla ka mingisuguseid märke on keha saatnud teile. Mina näiteks tunnen täiega, kuidas praegune aeg sunnib pausi võtma, endasse vaatama ja rahulikum olema. Ja kui midagi jääb tegemata, siis jääb tegemata, siis lihtsalt nii on. Millest ma tegelikult täna tahtsin rääkida, on siis see, et ma panin siin eile üles ka sellise väikese meelespea või memo, et missugused siis need head küsimused tarokaartidele on. Et see, mida me sageli kipume tegema, on siis see jah, ei küsimus või tahame kangesti teada, mida tulevik toob, aga tarode tegelik eesmärk see ju ei ole. Tarode tegelik eesmärk on nii-öelda näidata arengupotentsiaale ja kõige tähtsam küsimus peaks alati olema see, mida ma saan ise teha, et olukorda paremaks muuta. Siit tuleb siis järgmine teema, mida ma siis ka kergelt puudutan, ongi see, kas sa oled vahel mõelnud, miks taroladumise eest tasakaalupanust soovitakse. Et ükskõik, igaüks vastavalt sellele, kuidas tema arvab või heaks peab, aga mis on selle tasakaalupanuse tegelik mõte? Et otse loomulikult see, millest nagu kõik aru saavad, ongi siis see, et kaartidelt küsija panustab oma aega ja tavaliselt ikkagi kogu see ladumise seanss võtab ikkagi rohkem kui tunnikese, isegi siis, kui video tuleb seal poole tunni pikkune, siis kõik see ettevalmistus, nii-öelda keskendumine ja nii edasi ja pärast siis selle video üleslaadimine ja kliendile toimetamine, see on üks teema, et vähemalt tund-poolteist tuleb sellega arvestada ja otse loomulikult aeg maksab. Aga palju tähtsam minu jaoks ja miks ma hoian seda hinda sellise sümboolse meistri arvuna, on siis see, et inimene tunnetaks, et ta ei tule tühja tähja tarokaartide käest küsima. Et millist kleiti osta või siis kas süüa hommikul võileibu või putru, mida iganes sellist targist ja tühist. Tarokaardid ikkagi on teenäitajad, suunanäitajad ja kui inimene teab, et ta peab tasakaalupanuse tegema,
siis ta mõtleb ka oma küsimused hästi hoolega läbi. Et see on nagu see teine ja võib-olla isegi natukene suurem ja tähtsam eesmärk. Ja kolmas on kindlasti see, et inimestel on muidugi erinev see sõltuvusse langemise risk, mõnel suurem, mõnel väiksem. Mõnikord võib olla ka nii, et inimene tahab nagu kangesti kinnitust saada või vaadata, et kas nüüd kõik läheb nii, nagu mina ikkagi tahan, et kas midagi on muutunud, et see kontrollivajadus, mida siis meie ego meil väga peale surub. Et selles mõttes kaardid on neutraalsed, nad näitavad nii, nagu see olukord on, ja kui teist korda kohe üle vaadata või väga lühikese perioodi järel, siis see tulemus tegelikult ei muutu. Et üks oluline tingimus, kui taradelt nõu küsida, on proovida nii-öelda neutraalsusesse langeda, ehk siis see kontrollivajadus endas maha suruda. Hakkan varsti kokku panema ka Taro töövihiku koolitusse programmi, õigemini kondiga oma on juba tehtud. Töövihik iseenesest on juba küljendamisel, et täna vaatan veel õigekirja üle. Võib-olla mõningaid harjutusi natuke kohendan, aga põhimõtteliselt nagu see töö on tehtud, et nüüd on siis suurem koormus küljendajal ja vaatame, kuidas me siis saame ta kujundatud. Aga ma ütlen teile saladuskatte all, et see, mis ma juba näinud olen, on ilus. Et mulle tundub, et minu ja Maia koostöö saab olema väga viljakas ja kuidagi nagu töö käigus ka genereerime uusi ideid juurde, nii et sellest tuleb midagi väga ilusat ja midagi väga kasulikku. Ja nagu lubatud sai, siis see kursus selle töövihiku juurde, mis siis aitab algajatel, sest tegelikult iga inimene on võimeline tarokaarte lugema. Ainus takistus, et miks mõnel nagu rohkem resoneerub ja teisel võib-olla mitte nii palju, ongi siis see, et kui palju inimene oma intuitsiooni usaldab. Või kui tugevalt see temal arendatud on, just nimelt arendatud, sest see on arendatav harjutuste teel. Ja ma olen sinna töövihikusse oma kogemuse pannud ja sellesse koolitusse, mis nii-öelda toimub siis videotena, mille ma olen siis salvestanud, kus ma teen läbi erinevaid harjutusi ja räägin oma nii-öelda praktiku kogemusi. Ma püüan panna kõik selle, mida ma ise olen kasutanud ja mis töötab ja toimib. Nii et järgmised 2 päeva ma põhimõtteliselt tegelen rohkem nagu sellega. Nii, Kiisu tahab ka pilti tulla, tule siis siia miiakene. Kus sa käisid? Ja Kiisu tuli ka vaatama, mida ma siin teen. Kas ma tahtsin midagi veel öelda? Reedel. Reedeks ma siis valmistan ennast ette ja olen tund aega teie päralt. Katsun rahuliku ruumi leida, kus ma saan siis kella 6 kella 7 teie küsimustele vastata ja teeme siis nii, et vastame nagu eelmine kord, et kes kirjutab kohe jooksvalt ja saab vastuse. Et vaatame, kui palju siis reedesel päeval meid koguneb. Ja sai õhku visatud see lubadus, et korra kuus võiks ju seda teha. Vaatame, kuidas septembris ma selleks aega leian, sest ega väga palju ei olegi selle ajani aega, kui minu põhitöö algab, sest see, mida ma siin teen, on ikkagi hobi ja enda südamehääl ja hingekutse, aga sama oluline on ka minu õpetajatöö. See, mida ma sinna panustan, võtab ka aega ja mitte vähe.
aga seda kanalit ma luban, et ma unarusse siiski ei jäta, nii et võib-olla natukene harvem ilmub neid videoid, aga ikkagi ma teen neid. Ja mida ma siis täna soovin teile? Nautige päikest ja nautige seda aega, mis meile on antud. Ja vaadake siis, mis teil nii-öelda sealt alateadvuse soppidest tahab välja tulla ja ainus viis oma varjudega tegeleda on neile silma vaadata julgelt, sest ka nemad on osa sinust. Ilusat päeva sulle!